Millised on renoveeritud basseinid? Sellest vanast basseinist, betoonbasseinist, et ta siis välja näeks niimoodi nagu tahaksid, eks ole. Kõigepealt me soojustame ta ära, seestpoolt nüüd, sest väljaspoolt enam ei saa, sest kuna ta on juba maa sees ja seda välja tõsta ei saa. Ja siis läheb peale seda, läheb sinine kile, nimetatakse seda lainer, mis on 1,5 millimeetri paksune, 4-kihiline, keskelt armeeritud veel ja siis sellega kaetakse kogu bassein, see kiivitatakse koha peal kokku. Siia on peale pandud nüüd see kate, kas see on ainult selle jaoks, et liigselt prahti ei tuleks või on mingi muu funktsioon ka? Kõigepealt muidugi ka praht ja teine asi on soojus. Ja nüüd, et see vesi, mis on tehtud soojaks, kas kunstlikult või siis päikesega mingisuguse aja jooksul, ta läheb ka ise soojemaks. Ta on väga lihtne pealt ära võtta. Naisterahvas võib üksinda teda teisaldada, tõsta seda eemale ära. Läheb bassein pealt lahti veel täiesti. Aga kui räägid, siin on lukk, siin on väikese peale uks ka. Ja siis võib uksena, kui on ikka sant ilm, siis... Väljas raju, lumi. Ja siis võib teha selle ukse lahti. Ja siit sisse minna ja ollagi justkui kasvuhoones. Kui tihti peab siin vett vahetama? Tähendab, kui on filtersüsteem, siis õige kasutamine on 5 aastat hakanud korra. Kas need on mingid kemikaalid siis, millega nad ka hoiab seda? On 2 sorti võimalust. Tähendab, üks võimalus, see on ikkagi kloor. Meie firma praegu katsetab, me saime Ameerika kaudu uut ainet, mis on mitte kloori ega broomi sisaldav ja siis seda vett võivad juua nii koerad, sellega võib kasta ka toalilli ja kõiki, soe vesi ikkagi käepärast, eks ole. Ja lapsele ta läheb suhu silma, ei tekita kibedust ega mitte midagi. Ta ongi nimetus, on ta lastebasseinide nagu puhtaks hoidmise kemikaal. Kui vesi jääb nüüd talveks? Peab jääma. Peab jääma. Kas siin ei teki seda ohtu, et kui ta jääs nüüd läheb, et see jää... Tuleks panna väiksed amortisaatorid sisse. Aga nendeks amortisaatoriteks on 2-liitrised limonaadipudelid, millesse pannakse natukene liiva. Oleks seal nagu korgid ujuvad, siis enne esimest jääd, sest sätid või esimene jääkirme tuleb ära, siis paned, sest muidu tuul ajab nad ühte nurka, eks ole. Aga siis võtad nad topid sealt välja, paned nad niimoodi enam-vähem keskele ja magate rahulikult terve talve. Kas võib öelda niimoodi, et teatud materjalist on basseinid paremad? Ei ole mingit põhjust leida, et üks või teine materjal oleks halb. Basseini võib ehitada puidust, plekist, vineerist, betoonist, fiboblokist. Peaasi, et oleks bassein. See on kõige tähtsam.